Liina, mis täna? Täna on meil saates erikülalised Martti Hallik ja Lauri Pede ning täna me selgitame mõne küsimusega välja, kumb on parim boyfriend. No tere, tüdrukud. Kuidas teil istuma peab niimoodi siin kõrgel nagu vaekalt sa hoikal seevad üle? Tule istu alla korra selle ära. Ma jään kaadist sisse, kas te olete kust täna? Me selgitame selle välja, kumb teist on parem boyfriend. Aga ei, nagu niisugused nagu tegevus ei ole sees, et peaks nagu jooksma poodi mingi kindla asja järgi, näiteks nagu on vaja mingi... See võib anda boonuspunkte, absoluutselt. Kõik punktid lähevad arvesse, te peate väga vaeva nägema. Meil on ka auhind olemas. Mõlemad saate endale sellised mapikesed markerid ja me hakkame teile küsimusi esitama. Siin teist, et sa said kohe palju parema markeri. Esimene küsimus. Mis kuupäeval me esimest korda kohtusime? Kohtusime, nagu päriselus kohtusime. Ma tean seda väga hästi. Liina nägi mind juba ammu varem, siis kui me käisime muideks positiivusel. Aga me kohtusime pärast positiiv. No ja Kettel on ka mind telekas, võib-olla näinud selle arvesse. Ma ei ole su asju vaadanud, ma ei ole. Jaa, kusjuures jumala solvad, ta ei olnud näinud mitte ühtegi asja, kus ma mängin. Isegi mitte viikurotte või? Oot, mis aasta praegust on? 2018. Aasta arv on ka teada või? Jaa, absoluutselt. Nagu täpselt kuupäeva paluks siis. Kas see on esimest korda, nägid Kettelit siis, kui me läksime sinna peole või? Jaa. Me veesse läksime. Kas te olete oma vastustega valmis jõudnud? Jaa. Trummipõrin. Nii. Kuupäevaga panid natuke mööda. Aasta on õige. Aasta on õige ja kuu on ka õige. Kas see oli 22 vastu 23 siis või? See oli 28 vastu 29. See oli Keele sünnipäev. Keele tervitused, sulle läheb palju õnne järgmiseks aastaks. Martin on õigus. Ma olin nii kindel, kusjuures, et Lauri vastab õigesti sellele, sest me oleme sellest teemast nii palju rääkinud. Lemmikfilm. See küsimus, kus te võite panna täppi päris kergesti, sest me panime palju. Ma ei oska inglise keeles kirjutada seda. Aga kirjuta eesti keeles siis. Kui Martti seda täppi ei pane, siis ma olen elu lõpuni solvunud. Ma ei oska ta nime kirjutada. Mina tõin välja mitu filmi, aga üks oli top 1. Sa võiksid selle top 1 kindlalt kirja panna. Ma usun, et ma võiksin. See on passive aggressive praegust. Ma panin ka sinna hästi palju kirja, aga sa peaksid ära tundma kindlasti selle. See on passive aggressive. No pressure. Aga. No come on, meil on ikkagi väga tõsine võitlus hetkel, et kumb on parem boyfriend, nii et... No ma pigem üritan siin lihtsalt nagu kuidagi survive'ida. Sina alustasid eelmine kord, siin näita mina. No ma näitan siis. Õige, vale, õige. Milline neist on top 1? Guardians of the Galaxy. Ei, Harry Potter. Sellest saab 1 punkt. See oli sul lapsepõlves, nüüd sul oli hoopis Guardians of the Galaxy, kus sa mulle näitasid seda esimest korda. Harry Potter on minul üks lemmikuid ka, aga mitte top 1. Milline on Harry Potter su lemmik on? Mind sunniti ka neid vaatama, ma jõudsin 4. osani ja siis ma lostisin, ma ei viitsinud ennast. Aga mina pakun välja siis, et kõik, kus on Chris Hemsworth, ehk siis kõik Thori filmid. Mul on Marveli filmid kirjas, need läheb täiesti. Aga Thor on see, kes on sinu nagu... Thor on mu lemmik ja tõsiga. Minu ka, mulle meeldib ka Thor kõige rohkem. No mis on väga high-five'id. Harry Potteri mõhikud mingi võlukepikesega, mingi taadu, mingi vehid prillid. Mis on mingi võluhaamer. Kui ma peaksin elu lõpuni sööma ainult ühte asja, siis mis see oleks? Lihtne. Palun vasta õigesti. Igasugused kartulid. Potatoes are my life. Reaalselt Liina on see potato miim nagu. Toor, tatar ja kodujuust. I love you. No põhimõtteliselt on see paigas, et nagu... Süüa, me teame, mis nad naised päevad. Boyfriendid teavad nagu... Martti, kas sa teed mulle täna? Kusjuures... Ei. That's easy. Mitu last? Kelle jaoks? Ma või Liina soovime siis tulevikus saada. Kas võin panna, mitte mina tahaks või? Boonuspunktid, kui arvate ära ka, mis ideaalis võiksid nende laste sood olla. Mul ei ole neid kirja pandud. Mõtle välja. Mina vastasin, et üks tütar, üks poeg, ise tahaks kaksikuid. That is cute. Mul on ka 2 kirjas, üks tüdruk, üks poeg, aga nagu 3 oleks ka tore. Me võime siis jutule tulla sinuga. Nii, mul on 2 kindlasti, tüdruk ennem, poiss pärast ja 3, kui Lauri ennast hästi üleval peab. Mis ta oli selline jutt minu arust kunagi? Lauri, mille järgi me mõõdame seda, kuidas me ennast üleval peame? No kuidas ma 2 esimese lapsega nagu toimetan? Ei, see jutt oli tegelikult selline, et Lauri on kogu aeg rääkinud, et tal on ükskõik, kas tuleb poeg või tütar, peaasi, et tuleb poeg. Esimesena? Ei, jutt on see, et kui 2 last on tulnud ja need mõlemad tütred on, siis me vaatame, et kas ma tahan selle 3. hakata seal mängima, vahet ei ole, et sa seda
kogu aeg. Pane kirja üks või mitu asja, mis mind sinu puhul häirib. Kusjuures ma pean mainima, et mul oli suhteliselt raske midagi nagu mõelda, sest et kui ma aus olen, mul ei ole nagu väga midagi häirib nii hull. Mul tuli ikka 2 asja päris kiiresti sinna kirja. Pika romaani. Ma võin hakata tulistama. Vabalt. Ma ei korista. Ma ei pannud seda kirja. Aga tšekk on ju. No, ma ei ütleks, et see... Üle päeva saan sõimata sellest, aga... Aga ta on paranenud, ma olen teda hästi kasvatanud. Ma mõtlen ainult ise endale. Ma ei pannud ka seda kirja, sest et ka selles osas sa oled muutunud. Ma teen liiga palju tööd. Ma ei pannud ka seda kirja. Aga selles osas ma ei ole muutunud. Sa ei ole selles osas muutunud, aga ma olen hakanud aktsepteerima seda. Suitsetamine enne voodisse tulemist. Ei, Lauri, sa ei saa puuta. Mis sind häirib siis? Oh my god, mis on esimene asi, mida sa hommikuti teed? Puuksu lasen. Jaa. Selline süütu asi saab häirida. Jaa, aga just, ma panin sinna just kirja, et see hommikune äratus. Aga siis sa ju tead, et ma olen ärganud. Ja teine asi, mis ta hommikuti teeb, on see, et ta läheb hambaid pesema ja tal on elektriline hambari, mis on mingi high-tech, on ju. Kõik peegel on selle hambapastaga koos. Oi. Ma seisan nüüd kaugemal. Ma päriselt seisan kaugemal, ma ei ole enam kotid vastu kappi, ma seisan ikka samm kaugemal. Aga ühesõnaga, Martin, mis sina vastasid? Mina ütlen, et mina pushin liiga palju. Seda mul ei ole kirjas, aga see on täiesti tõsi, jah. Pushin liiga palju. Minu laukil olevad juhtmed kaamerajubinad. Seda ma ka ei pannud kirja, aga see on ka asi, mis mind täiega häirib meid. Sa otsisid täna ühte juhet taga, aga kas sa tead, kui palju sul neid juhtmeid on? Neid on sul mingi 10 000 nagu. Okei. Mul on õnneks selle jaoks stuudio. Jaa, mul ei ole seda veel, aga mul on alati õigus. Oot, siin hakkab maa vastu vaidle. Marti, sul ei ole kunagi õigus. Siis viimane, ma võtsin Laurist natuke eeskuju. Sa ei Ma teen liiga palju tööd. ühte. Ja kujutage ette, mis paradigma nüüd välja tuleb. Vaata, reaalselt. Me teeme paremini neid erroreid Ja me teeme enda vigu rohkem. Stopp. Mina oskaksin öelda küll, mis minu puhul nagu, mis Marti puhul on need asjad, mis mind nagu... Sest ma olen väga vokaalne nendega, ma ütlen välja, mis mulle... Mina ütlen ka välja neid asju, kas sa tahad teada, mis ma kirja panin? No. Nina nohkimine. See on üks asi, teine asi on ka see peeretamine hommikul. Oota, sa oled öelnud, sulle meeldinud, et see on naljakas, ütlesid, et see on naljakas, ma ütlesin selle kirja panema, ütlesid, et see on naljakas, ma küsisin ükskord sinu käest ka, kas ma peaksin vähem peeretama. Ei, see on naljakas, kui sa teed nii hullu kärtsuna. Kas sa saad aru, et see on naljakas, nagu see hommikul teen nüüd, et ma ärkan selle peale üles, nagu terve voodi väriseb. Teine asi ja kolmas asi on see, kui palju sa asju ära kaotad. Liina, kus mu rahakott on? Liina, kus mu telefon on? Sa oled täna mu käest 2 korda küsinud. Helista mu telefonile. 4 küsimust veel, nii et lähme Oh my god, see on longest video ever. Aga ever. see on vahva video. Mis on see või need tegevused, millele ma võiksin vabalt tunde kulutada? See on ikka super lihtne. Aga kas need on jälle need asjad, mis teie olete mõelnud ja kirja pannud? See on küll õige, aga ma ei pannud seda kirja. 0 punkti. Kas ma võin panna need asjad ka kirja, mille sa reaalselt kulutadki tunde või? Jaa. See ongi asi ju, millele ta arvatavasti võiks veel rohkem tunde ka kulutada. Nonii. Alustada. Alustan. Alusta, sul on kõik valed. Juba ette sain teada, nüüd on nüüd ja enesekindel päeva peale lennata. Meikimine. Tunde. Seesus. Tõestatud fakt. Ei ole. Eelmine video andis ka sellest märku, et see oli nagu esimene video teema millele juba. ma võiksin, kas te teate, ma ei meigi ennast üldse. Ma meigin ennast väga harva. Ma lihtsalt tavaliselt hommikuti higisena seisan jope seljas, müts peas nagu lollakas. Ma ärkan hommikuti varem selleks, et sulle süüa teha. Okei, lähme edasi. Koristamisele võid sa kulutada tunde ja seda sa ka teed, sest et ma ju ei korista. Aga sind see ei häiri, nagu me teada saime. Jah. Kokkamine. Ja läheb tunde, jah. Aga ei ole jälle mõeldud ja Lauri kiitmine loomulikult. Siis veel. Mis siis muud kui... Kettel on siis kirja pannud telefonimängud, random YouTube'i videod ja hügieen. Aga see meike hügieen võib olla siis... Paneme pool punkti. Ma panin sulgudesse hommikune meikimine. Siin võib juurde panna samal ajal YouTube'i videote vaatamine. Mul on YouTube'is videote vaatamine. Oota, nii, see on YouTube'i, see on nagu nii. Siis söömine. Sul on kirjas söömine või? Sul kõik on täppi. Siis YouTube'i vaatamine, siis on lõpus musitamine. Joo, kas ta mu
mu kirja ei pannud, aga ma väga appreciate'in. Okei, kumb ütles enne, ma armastan sind? Boonus, kui ütleb õigesti, millal? Millal see Elmaris meil käik oli? Juba vastasin valesti või? Ma ei ole veel vaadanud. Ma võin alustada. Ma võin alustada. See oli siis enne ühe Elmari intervjuu salvestamist. Ütlesin, ma armastan sind sellepärast, et minu pärast me jääme hiljaks sinna. Ja Liinale väga ei meeldi, kui me jääme hiljaks kuhugile. Siis ma pehmentasin natukene olukordast, meil oli viimasel väga palju hiljaks jäänud. Aga ma tõesti tundsin, et see aeg oli õige. Tänasel päeval jääme me Liina pärast küll hiljaks. Aga sellegipoolest oli mina see, kes seda ütles. Sa saad ühe punkti selle eest, sest see oli tõsi, et sina ütlesid, aga see on mitte Elmari see, vaid sa tegid tööd, me olime kohvikus Tartus söömas ja ma tahtsin minna keskusesse sinuga, aga sul oli nii palju tööd teha ja me ei saanud sinna minna ja siis ma olin ülivihane su peale ja siis me läksime autosse, istusime autos maha ja siis selleks, et leevendada minu kurbust, ütlesin mulle, et ma armastan. See oli Elmari päev. Jaa, aga see oli hiljem, aga see oli enne Elmari ja siis sul on kirjas seda enne. Ajame siis juuksekarva lõhki ja mina siis kirjutasin, et mina ütlesin enne peale grindi, kui ema oli peale põlveoperatsiooni meie juures ja see oli jahu 12. Panin aadressiga täpselt. Tahad Ketteri vastust teada sinna? No. Caps lockiga. I don't know. Eelviimane küsimus. Come on, you're having fun. Teil on väga lõbus meiega. See küsimus koosneb 2 asjast. Küsimusest ja vastusest. Nimetage omadus oma keha juures. Selline omadus. Ja üks selline iseloomu omadus, mis meile teie juures kõige rohkem meeldib. Nohku või? I wish. Vaimne, mis võtta? Ma ütlen kohe ära, et selle vaimse osas mina mõtlesin palju kauem kui sina, aga eks mine. Mõtlesid kauem. Mis talle meeldib minu juures? Martti, tulist ennem siis? Juuksed ja silmad. Ei oska öelda. Ei, kus suures ma ei vastanud. Ei vastanud või? Ei, ma ei pannud seda, mulle meeldib sulle, et põsesarnad täiega. Poksud põsed või? Ei, just vastupidi, aga sul on siin nagu, sul on põsesarnad on hästi kõrgel vaata ja siis mulle meeldib su tätoveeringud ja siis mulle meeldib su pepu. Mis sul teine on? Ma olen super hooliv, aga räme pushib. Jaa, see hooliv võib, sest sa paned teiste heaolu enda omast ette poole. Aga teine asi mul on see, et mulle meeldib see, kui tööd, kes sa oled. Aga mina siis panen välja sellised variandid, et füüsiline omadus, mis väga meeldib, on pepu. Ja vaimne on sihikindlus. Ma ei saa aru sellest pepu nagu mõnest. Ma ei tea, mul ei ole ka varem sihukest asja olnud, et mulle lihtsalt meeldib minu noormehe tagumik. Kas see on nagu kas see on tervislik nagu sinu puhul või see tekib sul nagu mõtet, tahaks midagi? Ei, see on nagu väga... Teha sellega? Katsub kogu aeg. Jaa, aga see on väga rahustav, see on stressipall. Et mis te arvate, kumb teist meie arvates on valmis abieluks? Meie kahe vahelt või? On abieluks valmis või? Aga no peeking ja... Selge vastus. Laier. Martti, sa oled niuke laier. Laier, bändsid pajad. Ma saadan sulle kogu aeg sõrmustest pilte, sa lihtsalt niimoodi rejectid mu kogu aeg. Aga kas me oleme rääkinud ka sellest, mul on vlogis teema ka see, kas sõrmus maksab päris palju? Jaa, aga sa ei ole ikka abieluks valmis. Kas sõrmus näitab, et sa oled valmis või? Ei, aga vaata, me rääkisime podcastis sellest ja sa ütlesid, et sa ei taha veel seda teha. Ma ennän, et sa ei taha. See kogu kupatust, ma ei tea, vaata, et lihtsalt ilmselt arvavad, et see asi laguneb kõik laiali pärast seda. Parem ongi äkki tõmmata kokku see saade. Teate, mis meie vastasime või? Kumbki. High five, nice. Nii palju neil on, mis siis meist usku. Seis on väga Poolepunktine vahe ja mina olen poole punktiga maas, sest ma sain pool punkti. Tõsi. Ongi pool punkti või? Aga siis on meil auhind. Kaotasin sulle, ma olen halb boyfriend. Aga sa ei pea üldse kurvastama, sellepärast, et... Auhind ongi kaotajale. Best loser. Thank you. I want to thank my mom and my girlfriend and my friends and my family and all my supporters and all my... Täpselt, mul on siin hea meel tõmmata kokku, sest te saate kõik minna oma nädalavahetust nautima, võtke kaaslased kõrvale, õppige neid rohkem tundma ja kui te lähete välja kaaslastena otsima, siis jätke see kuupäev meelde. Me näeme juba järgmisel nädalal. Pange subscribe, like, et näha sellist lollust veel kord. Ciao!
Best loser või? Mati, sa ei ole abieluks valmis. Ma muistisid tegema tagasi saa.